siis on okei, kui on see musta pildi tekst. 3, 3, 2, 1. Hallo. Hallo. Hello. Tere. Tervist. Tere, sõbrad. Tere. Tere, Ammonia. Tere, Susanna. Tervist. Laseme Vahuril siis teha tänase sissejuhatuse. Ma pean tegema, ma ei ole selle peale mõelnud, on ju. Et pigem ma võin siin ära käkkida midagi, siis me laseme ikkagi külalisel ise ennast tutvustada. Ja siis tutvume selle episoodi käigus siis nagu lähemalt. Enne võiks ikkagi öelda, kes meil külas on. Ja ma ei oska su perekonna nime hääldada. Altunjan. Altunjan. Susanna Altunjan on siis IFBB Pro Wellness võistleja. Ainukene Eestis. Ainukene. Milline au. Ja on üks inimene, kes ei ole fitnessiga üldse seotud. Küsis, kes siis nagu külaliseks tuleb. Siis ütlesin, okei, tuleb IFBB Pro Wellness. Mis see wellness on? Siis ma ütlesin, et wellness on see, kus naised on endiselt veel naiselikud. Sealt edasi läheb. Seal on piiripealne, sa ei tea, kes on, kes ei ole. Et sealt läheb nagu hulluks. Ühesõnaga, sul vist sai hooaeg läbi? Ja. Nüüd jah. Selleks aastaks, jah. Ma ei tea, ma ei ütleks, et mul on nagu hooajad, sest mul on nii-öelda vastavalt vormile, et siis kui vorm on õige, siis ma lähen, on ju. Aga tegelikult ei ole ju sükest asja, et sul rihmnõdva ja savi on ju. Seda ei ole. Seda minu arust nii-öelda üldse NPC-s ja IFBB Pros ei ole otseselt ju seasoneid. Ei ole nii-öelda hooaegasid. Eks sul ongi nii-öelda aastaringselt, sa võid kus iganes võistelda. Näiteks nüüd see nädalavahetus on mingisugused kas Hiinas või kuskil. Noh, nii-öelda sul on kogu aeg aastaringselt seal enne jõulusid on ka minu arust. Ma just vaatasin ka seda kalendrit ja tõesti, et praegusest kuni uue aastane oli ikka vähemalt mingi 15 võistlust veel. Et iga nädalavahetus mingi 1-2 tükki nagu kuskil. Lihtsalt, mis on IFBB Pro puhul on see, et mitte igal võistlusel ei ole kõiki kategooriaid. Mis enamasti on bikiini ja siis kas klassikud või noh, nii-öelda see kõige top on ju. Aga wellness, figure, kõik need edasi, seda on vähem. Okay. Aga noh, praegu hakkab ikkagi tulema neid juurde. Aina rohkem on jah. No, sest et võistlejaid tuleb juurde kogu aeg. No bikiinis on kogu aeg palju võistlejaid. See on nagu see kõige popim vist katt on jah. Mein teema. No siis ta on nagu Ironmangi, et kogu aeg on võistlused, igal pool käivad. Lihtsalt nii-öelda sa leia enda ja endale sobivad. USAs on just kogu aeg iga nädalavahetus. Väga palju, mingi 10+. Aga see on hea tegelikult ju. On. Selles suhtes, et sa ei pea, saadki vaadata, millal võistelda teed. Minu arust see selle fitnessi juures on ülioluline, et teedki mingi paar võistlust, tuled sellest võistlusasjast korra välja, sest see on ju kõige retsim aeg ju. No piikimine, jah. Ja siis jälle oled nagu okei, kasvad võib-olla natukene ja niimoodi. Et see on ju okei ja võistlused ju läksid, ma arvan, et väga hästi. Ma arvan ise ka, jah. Sul oli eesmärk saada top 10. Ja mõlemas ma seda sain. Ja mis mul nii-öelda, mille üle ma nii-öelda seal Hispaanias väga õnnelik olin, oli see, et naised, kes olid Rumeenias minust ees. Ehk siis ma olin nagu nagu minu eesmärk on täidetud. Et sina olid saanud paremaks vahepeal. Ja hindamine ka tegelikult riigiti on ka väga erinev. Esiteks riigiti, teiseks on see, et Euroopa ja USA nii-öelda kohtunikud täitsa erinevad on ja. Sest kas või näiteks, kui võtta nüüd mu viimane võistlus Hispaanias, naine, kes jäi 5. kohale, on toodud siis olümpiapresidendi mingisuguse sporti, ta teeb peale igat olümpiat, ta teeb selle video, kus ta siis analüüsib läbi kõik bikiinid, wellnessid, kõik nii-öelda need Tyler Manionist räägida. Just. Ja tema ütles seal konkreetselt see naine, kes jäi 5., et sellist wellnessid me ei taha. Ja siis on nagu küsimused, aga miks te siis Euroopas neid panete nagu top 5? Sest tänaseks päevaks on niimoodi, et on ainult mingid üksikud võistlused, kus sa saad võita olümpiapääset ja on top 5 on need, kes hakkavad saama punkte. Eks põhimõtteliselt, kui sa alla top 5 oled, siis uks on seal ja kuskil ei tule. Et selles mõttes top 5 on see, mis võiks olla nagu järgmine eesmärk.
aga tutvustame siis sind publikule, et nagu sa ennist ütlesid, et see on kõige raskem nagu osa selle juures, aga no ikkagi mingi paari lausega, kuidas sellest mingi võõrale inimesele näiteks presenteerid? Lühidalt. Kes ma olen oled? Susanna, suhteliselt suurest perest, ma olen 4. laps, kõige noorem laps, siis enesekindel, no, üritaks olla, on ju. Selle ala puhul peab olema tegelikult, on ju. jah, enesekindel, sihikindel, et nii-öelda, kui ma mingisuguse eesmärki endale võtan, siis ma seda ka teen, et noh, see on lapsepõlvest saadik olnud. Et ma olen alati olnud, kas või kooli puhul, kui on mingisugune tähtaeg, ma pigem teen ette ära, on ju, siis on nagu rahu majas. Et mingi, noh, mul ei ole nagu sellist, et kui ma miskit ette võtan, siis ma jätan pooleli. No siis peab nagu midagi juhtuma nagu sellist, et noh, ma üldse ei saa enam. Aga sa oled vene perekonnast? Meil on Eesti ja Armeenia pooleks. Noh, nii-öelda ema oli eestlane, isa. Aga vene keelt sa räägid ka puhtalt, on ju? Jah, ma mõtlengi, et sul tegelikult, kui sa räägid... No, mul on mõlemad keeled, mina ütleks, et mul on mõlemad keeled siuksed nagu natukene ühte ja natuke teist vaata. Aga sul aktsenti ei ole? Sa räägid jumal nagu selgelt eesti keelt? Vene keeles mul on siuke tunne, et aktsent on tänu tööle läinud vähemaks. Kunagi oli seda rohkem, sest noh, koolis ma käisin Eesti koolis, on ju. Et selles suhtes kunagi mul oli aktsent ikka vastik. Aga kas armeenlased räägivad inglise keelt? Või vene keelt tähendab? See on nende nagu emakeel? Ei, mitte emakeel, armeenia keel on eraldi. Aga noh, ikkagi suurem osa räägib vene keelt. Okei. No ida poolt, sealt poolt kõik on, vene keelt on nii palju sees, vaata, ajaloost tulenevalt. mis su sporditaust on? Kuidas sa üldse fitnessi? No mul oli nii-öelda tantsin ma olen suht kogu aeg. Ehk siis nii-öelda võistlustants oli see, mis viis mind nagu lavale, eks mulle hakkas meeldima see lavaline presentatsioon ja kõik see ilusad kleidid ja ilus siuke, noh, kõik see. Ja nii-öelda sellega jätsime pooleli, siis tuli lihtsalt tants, aga siis ma kuidagi nagu, mulle ei meeldinud see grupi üksik tantsimine, et pigem siis nagu juba täitsa üksi ja oma ette teha just. Ja siis läks jõusaal ja sealt nagu... Minu meelest, kas sul oli see, et sina läksid otse NPC-sse, et sa ei läinud siia Euroopa IFBB-sse, on ja? Ma ei saanud üldse aru nendest, mis on vahet on tegelikult. Ma nagu... Kust tuli siuke kohe nagu põmm? Treenerilt. Ja sa võtsid endale vene treenerin ja? Sa oled algusest peale online'i teinud temaga, jah? Ma olen üks kord elus teda näinud. Käisime Dubais. Päris keeruline niimoodi ma nagu ise ei kujutaks ette, et mul on ainult online coach. Mul on mugav. Sest et ma olen selles plaanis, ma olen iseseisev, ehk siis mulle meeldibki käia jõusaalis siis, kui ma tahan, et mul ei ole mingisugust, et vot täna see kell, mul on hästi tihti hommikul märkan nii, mis jõusaali ma üldse lähen, mis kell ma lähen, see nii-öelda olenevalt päevast. Sõltumatus nagu on, jah. Et nii-öelda ja pluss see, et ta on mul põhimõtteliselt kogu aeg taskus olemas. No jah. Et noh, nii-öelda, jah, ma ei pommita teda 24/7. Kui küsimus on, siis saad kohe nagu... Et selles suhtes... Meil toimib see koostöö kuidagi, sest ma kuidagi tol hetkel, kui ma mõtlesin, et okei, ma käisin jõusaalis juba mingi 6 aastat, äkki 7 aastat ja siis ma mõtlesin, et tahaks nagu mingit sihti, sest ma olin see, kes ütles kunagi, et mina lavale mitte kunagi. Et see on, noh, see ei ole mulle, on ju. Ja siis kuidagi nagu, noh, ikka tahad kuskile pürgida, et noh, mis ma seal käin jõusaalis niisama, et tahaks nagu mingid eesmärgid on juba täidetud, et noh, tahaks nagu edasi. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma võtan siis enda esimese treeneri ja siis noh, täna me oleme siin. Kui kaua sul näiteks oli siis, sa võtsid treeneri, kui kaua sa pidid enne kasvatama siis koos temaga, enne kui sa nagu... Me panime kohe lavale. Me esimene vorm on hästi toores. Mu vorm oli tehtud kaarumisi kohukest. See on jumal hea asi. On. Aga noh, ma asendasin selle kriisi ja kana. Et siis nagu ei toimi, vaata. Et selles suhtes ma olen ise ka talt küsinud, et miks sa lubasid mul siukse vormiga lavale minna. Siis tegelikult ei olnud nagu... Jah. Oleks võinud tegelikult nagu, noh, vormi poolt oleks võinud bikiinisse minna. Sest mul teine hooaeg, järgmine aasta, mis ma tegin, me kuivatasime mind rängalt üle ja siis lava taga olime. Siis kutsutakse pro-bikiinisid kutsuti lavale. Ja siis mulle vaataks otsa umbes, et lähme vaatame.
aga jah, et see mul tuli kohe, sest mul alakeha alati domineeris. Lihtsalt kui sa kuivaks ära tõmbad, siis noh, sa oled siuke vaata, et mina ju võistlesin sinuga koos Portugalis, kui sina saidki sellelt võistluselt ju pro-kaardi. Mitmes hooaeg see oli sul, kui sa seal olid see aasta siis? See oli siis kolmas, jah. Ja esimene oli see poolikvorm, teine oli siis, kui me üle kuivatasime. Ja kolmas oli nagu siuke adekvaatne vorm juba, jah. No kolmanda, see oli 10 kilo rohkem kui eelmine aasta. Eks see on nii lihas pluss ka selles suhtes rasvaprotsent oli kõvasti suurem. Nii kuiv ei olnud, jah. Aga noh, seda oli ka vaja, et seal ei ole wellnessis, ei taheta enam sellist kuivu, nagu bikiniski, ei taheta seda liigset kuivust enam. Rääbise vormi. Need rääbised võivad juba, ma ei tea, sinna IFBB Internationali siis minna, on ju. Aga oota, mul tekkis vahepeal mingi küsimus, et ma tahtsin lihtsalt Markus öelda, et minu arust on see jumal normaalne, et koguda kogemusi. Muidugi. Mitte nagu rabeleda 1 000 000 aastat ja siis minna peale ja siis mitte midagi saavutada ja siis pettuda ja siis mitte üldse enam teha. Sest et probleem on selles, et oletame, et näiteks sa valmistud ja sa mõtledki, et sa teed top vormi ja siis sa lähed ja võidad kõik. Aga nii-öelda see, mida sina näed siin ja mida sa näed Instagramis, sa ei saa seda võrrelda. Sa pead võrdlema ennast laval teistega. Ehk siis see oli ka see, et miks ma nii-öelda ma sain pro-kaardi ja ma läksin järgmine päev kohe pro-võistlule ja ma teadsin, et siuke viimane koht võib-olla tuleb, mis ma 11. jäin. Et tegelikult oli nagu väga hea tulemus, aga lihtsalt meie eesmärk oligi see, et näha ennast võrdluses teiste proodega, sest see on teine level juba. Et noh, seal sa alustad nullist põhimõtteliselt. Kõigepealt sa oled amatöör ja siis võidad enda pro-kaardi ja nullist alustad jälle uuesti. Sellepärast sest paljud, kes seal IFBB-s või selles teises liigas nagu nii palju neid pro-kaarte saavad ja siis ei tahagi sinna edasi minna, sest et uuesti aga võt see mulle meeldib, et NPC-s sa ei saa pro-kaarti nii-öelda üle lasta. Jah, eks põhimõtteliselt on niimoodi, et sa võidad pro-kaardi, sa kas võtad selle vastu või see annulleeritakse, sa saad, aga see annulleeritakse ja sa lähed järgmisele võistlusele, kui sa seal ei võida, siis sul ei ole pro-kaarti. Ehk siis sa pead nii-öelda järgmise võistlusega võitma. Ehk sa teed endale elu kõvasti raskemaks. Just. Ehk siis pigem võta see pro-kaart ja nii-öelda mine arene siis teiste proode kõrvale. Et noh, see sport on minu arust selline, kus sa peaksid kogu aeg arenema. Ja see nagu just kütabki seda arengut, mitte see, et kuskil otsas on jäänud toppama mingi siukse vahepealse vormiga, et sa oled amatööride ja sa oled jube hea, profide sa oled kehv ja siis tillutad seal vahepeal. Ja pluss sa nagu annad teistele võimaluse võita. Et siin ma ütleks, et Eesti wellnessis ongi asi jäänud ju suht kinni, pro-liigas veel eriti vaata, et meil on Eesti, ta on väga hea, Star Wellness on ja ta kogu aeg muudkui võidab, aga mina näen seda justkui seda olukorda, et ta on ära blokeerinud teega teisele. Ta on just nagu barrikaad keset seda nagu arengut seal pros, et keegi teine ei saagi kaarti, sest tema lihtsalt võidab ja ta ei lähe edasi. Et me oleme nagu nokk kinni, saba lahti situatsioon tegelikult. Et just kui võiks siis ju minna, ära siis võiste, ma ei tea, pool aastat, las teised tulevad ka ja saate siis kõik koos nagu teha. Et jäädki sinna ma vist saan aru, ma IFBB-st väga palju ei tea, et ma saan aru, et seal on vist mingid punktid, mida sa saad iga pro-kaardiga. Nojah, siis aasta lõpus on see nii-öelda mingisugune overall või kes on see rankingu mingi topis või mis sa selle rankinguga siis teed? Sa oled ikka amatöör. See jällegi minu jaoks tundub, ma ei olnud sellest üldse teadlik, aga praegu ma mõtlen see, et kui niimoodi teed, siis on ikkagi see, et võistlustasusid võimalikult palju tuleks. No jah, aga ikkagi võiks ju pro see osa ka areneda kuskile suunas. Sealsed prood mina ei ole vist kordagi kunagi ühtegi võistlust isegi näinud. Sa mõtled siis bikini või wellness? Mis asi nad on? Ei, mõndadel võistlustel, kus on amatöörid, on ka nagu proode osa, sama nagu NPC-s tegelikult vaata, et ongi üks päev ala on amatöörid, teine päev on prood või siis on hommikul on amatöör, õhtune show on pro show on ju. Et Itaalias ju ka vaata, kui me võistlesime. Ju päeval oli kõikide need amatöörid ja siis lõunast olid prood peal. Mis on minu arust väga ebameeldiv.
no jah, võiks ma olen võistelnud nii-öelda niimoodi, et mul on üks päev on amatöörid, teine pro ja siis ma olen võistelnud niimoodi, et hommikul on amatöörid ja õhtul on prod. See on raske. Kui on see teine versioon. Ja, sa lõpetad mingi kell 12 öösel kuskil, siis sa oled juba väsinud, siis sa pead seda finaali ootama. Noh, selles suhtes see ootamine on seal see... Aga mis sa arvad sellest näiteks, et olümpia või mingid USA suured võistlused on, üks päev on sul pre-judging ja järgmine päev on sul näiteks finaal, et sul on 2-päevane nagu piik. Äkki on võib-olla isegi nagu mugavam, sest et sul on aega nii-öelda, sa ei pea mõtlema sellele, et nii huvitav, kas mul finaal tuleb nüüd 2 tunni pärast või see tuleb 4 tunni pärast, et millal ma seal, ma ei tea, enda toidu pean ära sööma, millal ma ennast uuesti pump up'ima pean, et võib-olla selles plaanis ta on isegi nagu parem. Et teedki üks päev ühe... Ja sa saad võib-olla isegi mingi tagasiside, saad puhata natukene ja võib-olla tuled isegi nagu veel parema vormiga järgmine päev. Tavaliselt ju ongi, et kui sa oled nagu laadimise ära teinud, siis see järgmine päev need hoopis parem välja kui nagu siis on ja... Aga julgevad seda riski võtta, et... Jah, pärast paned üle. Kuigi ma olen kuulnud ka meeste puhul sellisest lugusid, kus ongi üks õhtu enne võistlusid, katus sõidab ära. Siis söödki lihtsalt mingi, kõike näos, siis sa lähed mega hea vormiga lavale ja sa võidad ära. Nii fullis lihtsalt kõik. Jah. Aga ei tasu. Ma arvan, kui sa oled piisavalt kuiv, siis ülelaadimine töötab paremini kui see, et sa oled nagu võiks paar kilo tegelikult veel on ja siis sa tõmbad ennast vesiseks ja see on perses. Just, sellisel juhul üldse tegelikult laadimine on küsitav. Kas üldse vaja? Siis pärast sa lähed sükste kotis silmaalustega lavale, vesine keha. Sest minul ju siis, kui ma pro-kaardi võitsin järgmine päev, ma läksin vesisena lavale. Kui me tegime me ei pannud üle, aga me lõpetasime nii hilja, ma sain, treener ütles, et söö õhtul üks burger ja friikad, ma sõin seda mingi kell 1 öösel äkki, ma magasin vähe, väsimus ja juba koheselt et selles suhtes eksperimentida. See on riskimäng jah, eks sa õpid oma keha ju ka tundma aastatega, et kuidas, mis sulle mõjub on ja selle järgi saadki siis otsuseid teha, kuidas järgmine kord paremini on. Võistluskogemust. Kas sa ise prepid ka võistlejaid? Vot nüüd hakkasin jah, koos oma treeneriga. Kuna mul nii-öelda endal sellist kogemust ei ole, see on, miks ma olen seda hästi palju edasi lükanud, sest see on väga suur vastutus. See on väga suur vastutus ja ma nüüd, mul on kirjutanud tüdrukuid palju. Ja siis ma nüüd rääkisin enda treeneriga, et kas ta saaks mind välja õpetada. Ta ütles, et tema ei näe pointi välja õpetamises, ehk siis nii-öelda ta teeb koostööd minuga. Ehk siis mina võtan tüdruku enda alla, mina saadan siis selle tüdruku pildid edasi enda treenerile, tema annab mulle mingisuguse kava ja mina selle kava järgi tegelen iseseisvalt siis tüdrukuga. Ja mingite küsimuste korral siis... Päris hea. Aga see on siuke... Ma proovin nüüd võib-olla paar aastat teen, vaatan, kas ma jään sellele pidama. Selles suhtes kergem on töötada inimestega, kes lihtsalt tahavad alla võtta või juurde võtta või Sest seal ei ole sellist, sinust ei sõltu nii palju. Sul on ikka väga suur vastutus, kui sa võistlejatega, aga mina arvan, et on väga palju põnevam. Ja, kindlasti, sest et seal on ka see, et kui see inimene tuleb või tüdruk tuleb sinu juurde päriselt nii-öelda sportlasena, siis ta on meelestatud ta on valmis üle laipade kõigima. Et tal on nagu siht silme ees ja ta teeb kõik selleks, et sinna jõuda. Et tavainimesed, täna sõin seda ja eile jõin veini, aga see on okei ju. Minul näiteks küll meeldib rohkem võistlejatega treenida kui tavainimestega. Tavainimestega mul hakkab igav ja ma näen, et nad ei pinguta lõpuni välja. Aga võistlejad, need panevad ikka full on nagu paak tühjaks. Ägedam on selles plaanis, ma mõtlengi, et okei, ma proovin. Vaatame, mis saab. Lahe, aga IFBB või MPC mõlemad. Mul on praegu, kuna mul treener tegeleb ka mõlematega, siis tal on nagu fine. Kas su treener on ka pro? Ei ole. Ta kunagi ütles mulle, ta vist valmistub kuskil, ma pole täpselt aru saanud midagi, ta seal mingit massida kogub, aga kunagi ta mulle ütles, et halb sportlane on väga hea treener.
et nii-öelda sa teiste peal elad läbi enda neid emotsioone ja tegemata mingid, noh nagu vanemad on ju, et ema tahtis, ma ei tea, tantsijaks saada, ei saanud, paneb tütruga tantsima. Lihtsalt siin on see, et sportlane tuleb ise sinu juurde, aga lapsed sa sünnid. Aga no võib-olla meestel ongi ju raskem ka täna saada sinna proosse, et meil on ju, noh, kui me Eesti pilti vaatame ka, siis meil on ju naisi proosid rohkem ja kas meil mitte ainult üks mees pro ei ole või? No ma arvan, et üks tuleb juurde lähiajal või? Noh, oleneb, millal ta lavale läheb, aga ma arvan, et seal on potentsiaali, aga noh, need mehed on seal ritsid. Pullid. Ja. Ma mäletan, mu esimene võistlus oli seal Poolas. Ma lähen, no see on teine level, seal lava taga vaatad. Okay. See oli sama koht, kus mina võistlesin äkki ka see mingi... Sa vist käisid seal, jah? Mingi Marki mingisugune suur keskus. Ja. Seal minu arust Poolas ongi ainult ühes kohas on ju. Aga hinnati sind seal, kuidas? See oli mu esimene võistlus. See, kus ma pooliku vormi läksin. Ja siis ma tegin veel tol hetkel ka, kui ma üle kuivatasin, ma tegin Lilles tegin võistluse, jäin minu arust seal teiseks ja siis Poolas tegin ka ja jäin ka teiseks enda selle bikiinivormiga. Pro bikiinivormiga välja siis. No tegelikult on ikkagi ju päris hästi. Aga seal minu arust ei olnud ka väga suur konkurents. Et seal minu arust oli äkki 3 või 4 pikkuse kategooriat ja noh, kõigi pikkuste kategooriate võitjad siis noh, eks mingi 4 inimese vahe. Aga noh, selles suhtes... Kogemuse saamiseks on see ju hea. See on hea lihtne sõita. Poola tegelikult on väga hea riik, mulle meeldib Poola. Aga ma tahtsin öelda, ega hea treener ei peagi ilmtikkimata olema ise nii-öelda mingi, ütleme siis bikiinis pro, kui ma toon näiteks hästi palju poksijate üle maailma, head poksitreenerid on ise olnud sellised keskpärased poksijad omal ajal. Aga nad on nagu noh, ka vist, et mis neil on puudu võib-olla olnud ja siis sealt tulebki see, et on treenerina head, on ju. Iga pro vend ei pruugi olla üldse hea treener. Jaa. Kindlasti, sest et seal on just see, et võib-olla sa oledki terve enda spordikarjääri ainult endale keskendunud või siis teinud üks ühele, mis treener ütleb, oma pea välja lülitanud, ega sul ei ole seal teadmisi, et teisi võistlejaid kasvatada siis. Ma tahaks küsida, et kas sa tegeled, noh, sa oled treener on ju, täiskohaga, sa oled sportlane, kas sul on veel mingid hobisid või mingeid asju, millega sa tegeled, millest võib-olla keegi ei tea või... No praegu ma üritan tantsimist natuke tagasi tuua, sest see on ikkagi, see on niisugune väike tegemata asi on ju, et tantsimine ja noh, tegelikult see annab lavalisele liikumisele nii palju juurde. Just eriti kui hiilstrennid, kus on kontserdega tantsud, kõik see liikumine, pehmus. Asjalikkus. Et see annab tegelikult väga palju juurde. Jah, ja wellnessile minu meelest ju eriti natukene rohkem üle võllise poseerimine ka, et teil on vaja seda kätega rohkem. No seal on nagu full flirt, vaata, sa pead žüriile lihtsalt flirtima. No bikiinis ma arvan ka, aga võib-olla mitte sellisel määral. Jah, wellness on rohkem ikka, ma arvan, eriti kui ma vaatan nagu seda USA poolt, siis seal täie rauaga lihtsalt teevad, on ja mega ilus on tegelikult see wellnessi poseerimine, mulle väga meeldib see. Mulle ka. Aga tegelikult me panime ju listi, ma võtakski siit, tutvustasime sind ära, kas sa oled Tallinnast sündinud, kasvanud on ja noh, teekond fitnessini me tegelikult saime on ju vastused, sa tantsisid alguses, siis sa käisid saalis, muud spordialad on tantsimine, aga oli tegelikult üks hea küsimus, et kas sul on mingeid täitmata unistusi teistelt aladelt? No ma arvan, see olekski võib-olla siis tantsimine. Tantsmuga kuskile ka jõuda. Et just nii-öelda biotants. Et nii-öelda võib-olla, kui ma üks päev jätan maha bodybuildingu, siis äkki lähen tagasi. Lihtsalt siin on küsimus partneris, sest partnerid on vähe. Ma just tahtsin öelda, et kus sa leiad siukse hea tantsugeeniga suurema meesterahva, sa ei saa selle väikse poisiga. Ei, selleks ma arvan, peab ka füüsiliselt väiksemaks minema.
ma arvan, et seal, et see ilus välja näeks ja et see nagu pead olema ikka jah, vähem massi on ju. Sest et noh, enamus ikkagi mehed on seal jah pisikas. sa saad kuskile rahvatantsurühma minna meesosa tegema. No seal on ju need riided seljas, ega siis keegi väga palju ei näe, need rahvatantsuriided on lohvakad, mingid särgid ja suured seelikud on ju. Aga noh, peotantsus ei ole seal, sul on miniseelik ja jõhkrad kleidid on seal ju. Jalg on jämedam kui meespartneri keskootel. Aga mul tegelikult tuleb üks hea küsimus siit, et kui sa ei tegeleks bodybuildinguga ja mitte tantsuga, kas on mingi ala, mille peale sa mõtleksid, et sa võiksid teha? Mis oleks nagu selline? Ei ole sport või? Jah. Ratsutamine äkki. Ossa. Siuke valik. Nihu ja. Kõik on kallid spordid. Ja ratsutamine on ka kallis. See on nii ohtlik. Ohtlik on ta ka. Ja, sa saad suurt elajat ohjeldada. Võib-olla see tuleb hästi välja. No ma olen ükskord trennis käinud. Raskem kui ma arvasin. Ma läksin sinna niimoodi. Mis see siis ma saan hakkama, see on lebo, ei ole. See kontakt, see loomaga kontakt peab nii hea olema. Et jah, keeruline. Aga ma arvan jah, võib-olla äkki ratsutamine, sest kuidagi mingid need pallimängud mulle ei istu. Mingid padelid, asjad kuidagi ka ei kõneta niimoodi. Et jah, ma arvan, et midagi võib olla sinna. Mina olen mõelnud, et mul on 2 ala, mis, kui ma ei tegeleks bodybuildinguga, sul on üks asi. Ironman, mis ma tahan ära teha triatloniga ja powerlifting oleks teine, kus ma tahaks tegelikult, et kui ma ei teeks kulturismi, siis ma hakkaks rebima. Aga ma ei teagi, kas nagu, seal on ka mitu erinevat suunda, on ju. Aga raskused mulle meeldivad väga, et siis ma tõmbaks oma liigased ikka lõpuni korradi katki ära. Kannata sellega, sul on see Ironmani lubadus on nagu... Ma teen selle ära. Aga väga paljud hakkavad oma 50. salas nagu pihta ja mul on aega veel 20 aastat. Siis tuleb. No tuleb varakult alustada. Jooksmisega ma tegelesin kunagi, iga hommik oli 12 kilomeetrit, aga mul oli nii oksendamiseni sellest juba, et... Kas see oli mingi toitumishäire periood? Ja, see oligi täpselt niimoodi, et ma lõpetasin tantsimise ära. Siis ma tundsin, et ma olen paks, rõve, mis iganes, siis hakkasid igast toitumishäired pihta. Siis sa jooksed 12 kilomeetrit, siis sa sööd võib-olla ühe muna ja ühe leiva viilu päevas, on ju. Ja siis jäävad päevad ära ja siis sa saad aru, et okei. Kas ma võtan nüüd kohe midagi ette või mitte kunagi? Palju sa kaalusid, kui sa olid nagu toitumishäirega niimoodi? No praegu võtame näiteks lavakaal, mul oli 69, praegu ma olen mingi 70-71. Siis ma kaalusin, kas võis olla 55? No ikka läks. Et ikka mingi 15 kilo vähem kui lavakaal, mis on tegelikult kui kuiv on ja. Et selles suhtes nii-öelda, õnneks mul ei läinud see nii kaugele, et kuskil haiglas lõpetad. Ja ma õigel hetkel nii-öelda jõudsin stoppi, ma mäletan veel, ma suvega võtsin mingi 10 kilo alla. Ja siis läksin kooli tagasi ja siis kõik on mingi, et sa oled nii alla võtnud, vaata. Ma nägin kaalu peal, et ma olen alla võtnud, ma ei ole. Mis sa ajad, ma ei ole alla võtnud. Ise ei saanud tegelikult aru, mis toimus. Nagu pea pani plokki, vaata. Mis sa ajad? Kuidas sa nagu... Oskad sa nagu kirjeldada, mis viis selleni, kui sa üks aru said, et see on nagu midagi on pahasti? Tervis. Just see, et hormonaaltsükkel, kõik see, et ma sain aru, et okei, ma pean sellega tegelema. Ja mida sa tegid siis? Kuidas see teekond oli? Siis ma hakkasin YouTube'i vaatama. Ja hakkasid harima ennast ilmselt? Ja ma hakkasin harima ennast, ma hakkasin teadlikumalt sööma, ma hakkasingi MyFitnessPal on mul tollest ajast saadik, et ma sain aru, et okei, et ma võin süüa nagu mingi 2000 kalorit, mitte ma ei pea sööma 200 kalorit. Et aju hakkas ikkagi tööle ja said ise nagu välja, on ju. Ja siis ma hakkasin ka kodus tegema siukest jõutrenni laadset asja. Mingi handlitega möllusid seal, jah. Ja siis kuidagi ma rääkisin ema ära, et kuna ma tahaksin kui MyFitness. Aga sa olid ikka noor? Ma olin 16. Põhikool ikka, jah. Aga ma käisin sala, jah.
ma ei Trennis salaja või? selles mõttes, et keegi nagu tuttavatest ei teadnud. Ma kuidagi, ma ei tahtnud, et keegi teaks, et ma käin. Ja siis hakkas nagu vaikselt klassiõed, sõbrannad, noh, siis ma hakkasin vaikselt rääkima, on ju. Aga jah, mul oli nagu kuidagi, ma ei tahtnud, et keegi teaks. Ma ei tea, miks. Nüüd teavad kõik. Nüüd teavad kõik. Ei, no ega mu esimest hooaega ka mitte keegi ei teadnud, et ma lähen tegema. Ja siis ma järsku mingi, tada. Täitsa uskumatu, ma olen just vastupidi see, et ma null jagaja, vaata, ma pean kogu aeg rääkima kõigest mingi, mis ma teen ja et mitte ma ootan kellegi mingit sükest kiitust või poolehoidu, aga ma ei tea, mul meeldib jagada, et kõik, mis mul nagu tuleb, ma tahan nagu edasi anda. Mulle meeldib jagada, aga ma nii-öelda, kui mul on näiteks ongi mingid eesmärgid, siis ma ei taha nendest enne rääkida, kui need on täidetud. Et siuke, umbes, et kui nii-öelda äkki sõnud ära või äkki keegi tahab sulle halba. Või siis on see, et kui seda ei juhtu, siis ma ei tunne, et okei, ma pean nüüd kellelegi lubanud oled. No aga see on hea omadus, vaata, sa lähed nii locked in, on ju. Ja siis sul ongi ainult üks siht. Seda üht asja. See on jumala äge. Ja just, miks ma küsisin, ongi see, et tegelikult on nagu nii hea ja meil on nii palju materjali, kuidas üldse ongi selle söömishäire ja asjadega tegelikult toime tulla. Et mitte nagu tänapäeval on meil eriti palju. Mitte kuskilt hakata nüüd nagu, et keegi aitaks mind või hakka ise ennast aitama. Mina aitasin ennast nagu samamoodi, kui ma hakkasin alla võtma kunagi. Samamoodi uurima, mis keegi teinud on ja kuidas ja mida ma sööma peaksin. Hakkasid keedukana sööma ja ilus soolata ja... Mina võtsin ja 30 kilo alla, ma sõin ainult keedetud seda kannafileed. Siukest asja ma olen väga tahtnud teha. Aga ma võtsin ikka väga kiiresti väga palju, aga mitte nii, et oleks nagu mingi jõud ära kadunud, et ma läksin kohe mingit maratoni jooksma ja siis ma läksin kohe uuesti boksima ja nagu möll käis enne. Et ma ju jälgisin ju boksimist ka, seal võetakse väga palju kaalu ja kuidas ja kui palju, millal hakatakse mida sööma, millal võetakse mingid asjad söögist välja, samamoodi nagu fitness siiski. Et aga seal peab jääma sul ikkagi see jõud ja vastupidavus ja kõik asjad peavad alles jääma. Minul oli kõige sellisel hullemal perioodil, kus ma ka ikkagi toitumishäire on ja siis ma panin seda briketti kohupiima. Põhimõtteliselt mingi magustaja, natuke vett, et ta on liiga kurku kinni ja ma sõingi, ma arvan, 3 korda päeva seda briketti. Siis kui me tuttavaks saime, siis sul ja ma olin briketti peal. See oli ainuke toit või? Ei, no mingid marja ma panin sinna juurde. Siuke siiro. Ja, põhimõtteliselt full valk. Briketi vend oli mina, jah. Ma nagu keedukana ei ole fännanud, aga see brikett oli minul, jah. Kahju, et ma ei filminud, kui ma esimest korda seda munavalgega putru tegin, võtta. Sa tutvusid talle või? Tänase päevani läheb see munavalge, jah. Mul oli, ma alustasin Women's Best, raudselt tead sükast. Tean. Vaat sellest ma alustasin, ma rääkisin emale seal, et mul on seda vaja, mul on seda valku sealt vaja. No siis ma tegin putru sellest endale kogu aeg. Valgu pulbrist. Ja see oli mu süke fancy hommikus. Oota, kui vana sa oled, kui tohib küsida? 24. Sa oled nii noor. Issand jumal. Mina mäletan, kui Women's Besti... Saan 25 nüüd paari nädala. Ma ostsin kunagi trenniriideid sealt väga palju, aga see oli ka mingi 10 aastat tagasi, sa olid mingi 14 siis kui... Oligi 16. Issand, aga sul on väga kiire tegelikult progress toimunud ju. Kui nii võtta. 16 ütlesid, et sa läksid kuskil liuksi, 8 aastat, tegelikult sul on ikka veel siuke vanus, et sa veel ikka arened väga-väga hoogsalt. Sul on kõik veel ees. Jaa, sul on alles jah nagu... 1, 2, 3. 4, 5. Oi, future on nagu bright jah. Ma mõtlesin, et sa oled vanem, ma arvasin, et sa oled mingi 27, 8 vähemalt. 24. Nooruk veel. Täitsa. No selles suhtes, selles suhtes näiteks wellness, siis enamus on 30+ seal ju. Et see tegelikult see kategooria on pigem nii-öelda vanemate naiste kategooria. Jaa, sest et ma olen sellist nagu fullnessi ja lihasmassi, sa teed ikkagi väga pikka aega. Aga ma ütlen ka, et aastatega läheb see lihas ja selliseks küpsemaks ja et oi, väga huvitav. Siit hakkab tulema häid asju. Väga hea, et me praegu selle episoodi ära teeme. Kas võime seda eraelu ka puudutada või? Mis siis see? Eraelu võime ka puudutada või kuidas sa nagu tunned? Kui me Portugalis võistlesime, sa jäid koos kaaslasega ja võime rääkida. Kaaslane ei ole fitness.
ma ei tahaks. ma tahtsingi küsida, et kuidas see toimib teil niimoodi, kas ta on nagu ülitoetav, mõistev, abistav, kõike? No mis mõttes abistav, selles suhtes nii-öelda see on niisugune sport, kus vähe on kõrvalisest abist kasu, on ju. Et noh, mis ta võib öelda, et jaa, täna on vorm ilus. Ta ei mõista seda sellisel ta nagu olemas, kui sul, ma ei tea, midagi vaja, ta läheb, teeb, toob, jookseb. Selles mõttes jaa, muidugi. Et selles suhtes ma arvan, et selles spordis sul peab olema kas väga toetav kaaslane või siis sul ei ole seda. Jah. Mina olen valinud selle üldse mitte tee, sest ma tunnen, et mul on nii kergem. Ma olen küll näinud igasuguseid asju ja ma olen aru saanud, et minule ilmselt ei istu see, kes selles spordis ei ole. Et selle vajab ikkagi rämedat mõistmist ja ma kuidagi tunnen, et täna ma ei viitsiks nagu õpetada ka. No vaata, kuna ta on minuga sellest nullist olnud, siis ta on põhimõtteliselt selles plaanis minuga koos arenenud. Jah, ta ise ei võistle, aga nii-öelda ta on põhimõtteliselt kõike seda kogu aeg näinud, et kuidagi nagu on toiminud. Olete koos õppinud. Mina arvan, et ei pea olema, aga just ongi see, et peab see mõistmine olema ja just 2 jalaga maa peal ja olema valmis nagu aitama, just selge. Ma arvan, et kui sa oled nagu selle mingi võistlejaga koos meesterahvas, tahtmata kõik, kellega ma olen kokku puutunud, on natukene võib-olla ebastabiilsed. See on minu arvamus. Ja ma nõus sellega. Ja siis kui sa oled ka veel, sa lähed veel ekstra närvi aeg-ajalt, siis mis siis toimub, siis ongi. Et ma mäletan, kui me oleme Itaalia võistlustel olime, mingi seal see registreerimislaud, siis vend laulab seal ära, millal sa kus pead olema, siis küsib su käest, sul olid mingi, mis asja, siis ma laulsin ette, see. Siis ütles, et jumal tänatud, et sul see vend kaasas on. Aga näiteks sellega varasemalt ma käisin koos temaga võistlustel. Nüüd see aasta ma käisin mõlema võistlustel üksi. Ja nagu mingil määral on isegi nagu parem, sest et vaata, kui sa lähed sinna reisile, sa ei saa nagu reisida. Sa istud enda seal mingisuguses teed oma kartud, sul on piiratud arv samme, mida sa tohid teha, piiratud just, et nii-öelda selles plaanis võib-olla on isegi, see on nagu tööreis, on ju. Et võib-olla 1 päeva peale võistlus saad kuskile välja minna, aga pigem siis oodata ära ja minna päriselt koos puhkama. Et jah, muidugi on mugav, kui sul on keegi abis sul seal, kes jookseb, teeb, möllab, aga nagu mõlemad pidi oli omamoodi huvitav. Üksinda saab kindlasti hakkama, aga jah, kui keegi on kõrval, kes ongi vajadusel käib, jookseb, toob midagi ära, midagi kuskil ununeb või hoiab meeles mingeid asju või tassib kumme kaasas, siis on ikka lihtsam. Jah, minu probleem vist on olnud see, et ma olen selline hüperaktiivne seal võistluste aegu, et mul kuidagi võib-olla see ärevus teeb mind nii aktiivseks. Et ma ei suuda mingi istuda hotellis või korteris ja mingi puhata, vaata. Ma tahaks täiega ringi traali vaalitada ja teha. Et ma ei tea, mulle on iseenesest alati meeldinud minna kellegagi koos, aga samas ma olen käinud ka üksinda ja ei ole ka hullu, aga samas koos on kuidagi mõnusam. Selles plaanis, et sul on kellega arutada midagi, sul on kellega jagada midagi. Mingi emotsioon tuleb üles ja siis ongi kohe, kes saab nagu toetada. Aga eriti vahva oli mul eelmine hooaeg siis Maarja Sandraga, kui me läksime 2 Rootsi ja mõlemad võistlesime. Et see oli nagu siuke eriti lahe kogemus. Et me mõlemad tegime sama asja, meil oli mõlemad ju piikisime, väga vahva. Ja saime nii hästi manageeritud ka ja samas poole oli ka mõnus, aga trip sinna autoga tagasi, see oli väga-väga stressirohke. Seal tegite 3 on ju? No Vahur tuli ka meiega kaasa ja Maarjaga võistlesime. Et see oli jah. Ja seal ei olnud kuidagi see tulemus nii hea, me ei olnud nagu rahul, me ei olnud selle korraldusega lõppkokkuvõttes nii rahul, nagu me Rootsis olime. Et kuidagi see vibe nagu võistlusest ei jäänud nii positiivne, nagu Rootsis oli. No Rootsis vist on nagu full show. Ja seal on väga-väga poputatakse võistlejaid. Et mulle kindel praegu top 1 võistlus on Rootsi, mis NPC-s on olnud mul kõige rohkem meeldinud. Aga eks aeg näitab, mis edasi. No see Poola oli jah, siuke natuke teistmoodi. Itaalias käisime ka koos, vaata. See oli ka päris vägev. See oli nagu mulle nagu minu
ja minu esimene kogemus selle NPC-ga Flex siis Weekend. ja ma olin kohe nagu, et täna see on palju ägedam kui see asi, mis meil siin toimub ja see värk. Ironmanil mul meeldib ka käia, kui mul on keegi kaasas, sest et ma lähen ka ülinärvi. Need viimased päevad või Rootsi võistlustel, kus ma olin registreerinud ennast veits valesti ja stardipaik oli 30 kilomeetrit linnast väljas. Et sa rattaga tulidki sealt ringiga, sõitsid nagu kesklinna. Siis me sõitsime sinna starti ja siis ma olin nagu Ammoonia oli lihtsalt vait sõitis. Ma ei julgenud öelda midagi, jah. Pole kunagi teda nii vaiksena nagu see, ma ei tea, see oli mingi 50 minutit sõitu. No eks fitnessis on ka vaata mingi olukord, kus sa saad nagu aru, et sa oled närvis ja kui teine pool midagi ütleb, see teeb asja palju hullemaks. Et siis see teine pool peab ka aru saama, et nüüd on aeg vait olla. Et lihtsalt lase see asi nagu rahuneb maha, ära ütle midagi, ära ürita siluda midagi, sest see võib nagu plahvatada. Võib hullemaks minna. On ja? Ma olen näiteks ära õppinud selle, et kui mul ongi näiteks elukaaslasega, ma saan aru, et tema ei ole mitte millestki süüdi, aga ma plahvatan nagu ükskõik mille peale. Siis ma ütlen nii-öelda, katsun öelda kohe seda, et ära torgi, vaata. No asi ei ole sinus, päriselt ei ole sinus, on ju. Et mul on lihtsalt oma aega vaja. See on jumala fine, on ja. Aga te olete väga kaua koos olnud siis? 4 aastat. No siis ikkagi sul jõusali asi hakkas enne. Ja jõusal hakkas enne. Lihtsalt nii-öelda aga võistlemise aeg olete ikkagi olnud juba, jah? Minu arust me olimegi, me hakkasime kokku ja järgmine aasta ma võtsin treeneri ja siis tegin juba seasoni. Ma arvan, et siis ta juba teab ära ka, millal on lihtsalt see laine või just. Ja ta on eestlane, on ja? Pool vene, pool eesti. Okay. Saab ära sukelduda sinna, et see on hästi hea oskus. Ma küsiks... mille järgi sa tegid oma treeneri valiku ja miks sa kedagi võtnud näiteks Eestist? Või kus sul tuli üldse see treener? Sul on algusest peale olnud üks treener ja temaga oled jäänud, on ja? Miks tema? Ma ei tea, ma kuidagi isegi kaalunud Eesti treenereid. Kuidagi nagu... Ma üldse hakkasin sellest huvi tundma siis, kui wellnessi kategooria hakkas nii-öelda populariseeruma. Ja Venemaal olid juba mingisugused võistlused ja siis mul treeneri naine või siis eksnaine võitis ära seal mingisugused nii-öelda suured võistlused. Ja siis seda hakkas Instagramis viskama ja siis ma ta nagu nägin. Siis mõtlesin, et proovin. Kuidagi minu arust Eestis äkki, kas oli üldse wellnessid tol ajal nii nagu, millal see buum tuli? Ma arvan, et siis vist ei olnud veel. Sellel ajal oli see, et wellness oli mitte kui bikini. Jah, vist jah. Ja see kuidagi mulle nagu ei istunud, aga Venemaal oli ikkagi päris juba wellness. Juba ikka tummin, ja. No Venemaa on nagu aastaid ees ka meist nagu tegelikult sellel. No enamus teised kohad. Et selles mõttes ja siis kuidagi ta nagu Instagram viskas ette mulle. Ma kirjutasin ta naisele. Ma kirjutasin ta naisele, et kas te võtate treenitavaid online'i. Ja siis ta ütles, et jah, võtame, et ma siis saadan sind kohe nagu mehe juurde. Ja siis ma sinna jäin ja kuidagi ma ei ole nagu tundnud, et ma nüüd tahaks vahetada. No kui sa oled rahul, siis muidugi miks on ja. Kui see pole saladus, kui palju sa maksad talle? Räägime rahast. Rahast alati meeldib ju. Ma arvan, et ma maksan talle vana hinnakirja järgi. Et ta ei ole muutnud vahepeal või? Mul ei ole muutnud. Okay. Et ta vist on nagu, kui me räägime temast, siis tal on kuu äkki mingi, kui eurodes mingi 150-200. Mis on vähe tegelikult. Tegelikult on väga okei. Et ma maksan vähem. Ja ta on nagu live kogu aeg olemas ja paneb kõik. Ei, mul on niimoodi, et ma saadan talle näiteks, trenne ma saadan alati kogu aeg kõiki trenne. Ükskõik, kas on hea või mitte. Kommenteerib, vaatab, on ju. Ja siis, aga ta vastab mulle siuke kell 3 öösel, vaata. Mul on siuke tunne, et tal on vist hakkab päev kuskil kell 10, siis ta läheb, annab mingid trennid ära ja siis öösel ta tegeleb nii-öelda online-idega. Aga selles suhtes, kui mul on mingi kiire asi, siis ma võin talle kirjutada, et kuule, SOS, vaata. Et ta nagu reageerib. Sest ma arvan, kõige hullem, mis ma näinud olen, on see James Ayoet on ta vist USA treener ja tal on mingi oli vahepeal ja korraks kuldpakett, mis tal on siis mingi full on, ma ei tea, mis iganes iganädalased kõned, värgid, kogu aeg check-in'id on ja $600 kuu online.
mida helli? aga noh, kui me räägime näiteks Kord oli seal, üks Kord oli tasuta vist. Ta oli tasuta, aga ta ei jäänud rahule. Ma tean, ta ütles ka. Kas see on üldse kunagi see naine rahul millegiga või? Ta on enda tööga rahul. Ta on rahul siis, kui ta on ikkagi liiga kuiv ja James saatis ta pehmena lavale, mis tegelikult aga tegelikult oli seal just minu arust see, et James kuivatas ta üle ja siis nad hakkasid laadima. Kõigepealt ma olen mingit podcast'e kuulanud, et ta kõigepealt sõi mingisugune 2 nädalat 900 kalorit. Nad kuivatasid ta rämedalt üle ja siis James nägi teda päris elust, oli mingi ups. Ja siis ta hakkas mingi 4000 lihtsalt iga päev mingid krõpsud, asjad, värgid. Siis tal olid sooled nii kui täis manti. Seal oligi seedimine, kõik tuksis. Ja siis ta ütleski, et peale seda ta tuli sealt välja toitumishäirega. Nagu hullemaga kui nagu varem. Et temal nagu see kallis ei tähenda alati head. Jah, tõsi ta on. Sest mina arvan näiteks, et mina saan enda treenerilt suuremat väärtust kui see, mis sa saad seal mingi 600 euro eest. Kindlasti, jah. Sest et nii-öelda ma tunnen, et ta päriselt keskendub mulle, et kas või kõik need 3-4 aastat, mis me oleme temaga töötanud, ta jätab meelde asju, ta mäletab, kuidas mu mingi organism kuskil mingil hetkel töötas, on ju. Et see on nagu see, mis mind väga võlub, et okei, ta nagu tõesti hoolib. Tähelepanelik, jah. See on väga oluline. Jah, sest selle Jamesi kohta ma vist isegi kuskilt nagu lugesin, et mingist Facebooki grupist äkki, et ta kutsub kõiki oma õpilasi või kliente championiteks, sest ta lihtsalt ei mäleta nende nimesid isegi. Et see on ka nagu hea, vaata. Et siis ei suuda nagu nime jätta meelde. Kuidas sa siis suudad mingi muid asju? Jällegi suure tõenäosusega tal on mingi 100-200 pluss tunnist ka, vaata. Et plekkidel on normid peale, aga ta oma tööd ei tee enam hästi. Ta on lihtsalt mingi nimi, tal on neid proosid päris palju, on ju. Just tegi nime ära, jah. Sest minu arust tal on isegi tiim, kes tegeleb ma olen seda kodulehte nagu lugenud, et seal ongi see kuldpakett on nagu temal ja siis mida samm nagu madalamale, siis tuleb mingid teised treenerid, kes võtavad siis need silver ja brons ja mis iganes muud nagu package'id seal on. Aga et jah, et see 6 sotti, see on ikkagi tema all ja odavamad on siis mingite tema siis alluvatega vaata treenides. Mis veel siis treeneri heaks teeb? Okei. Ta mäletab, hoolib, mõtleb kaasa. Ma arvan, et see pole hoolimine, vaid mingi nagu, ma ei saa öelda, et hoolib selles plaanis, et nii-öelda ta ei ole nagu isa, vaata. Aga samas nagu ta on. No tähelepanelik või kuidagi vaata, et ta mõtleb kaasa. Ei ole mingi niisama mööda minnes, et ma loen, mis sa kirjutad, aga tegelikult ma ei tea, pohhu vastan sulle mingi 3 lauset ja... Sorry, jätka. Ei, no selles suhtes, et ma mõtlengi, et hoolib, et kui on nagu pahasti midagi, siis mõtleb ikkagi nagu välja midagi. Lahendused. Ja juba see juba tundub ja, et ongi, et teete mõned võistlused, aja maha, jälle kuidas vorm liigub ja tundub nagu väga, minu arvates väga nagu eluterve nagu lahendus, sest et kui sul on veel tulevik on nagu nii ees, vaata. Ongi praegu nagu suht rahulikult võtta, mitte raiuda siin seda mingit, kuidas ma ütlen, ma ei tea, võib-olla sellist mingit tähelepanu vajadust täita, mida ma arvan, päris paljud teevadki, et lihtsalt olla pildis, on ju. Et, aga mis su siis nagu tegelikult kõige suurem eesmärk ongi 5 olümpiat või 6? No 1 võiks ju teha. Selles suhtes nii-öelda, kui me räägime bodybuildingust ja bodybuilderitest, siis ilmselgelt kõige suurem unistus on olümpia, on ju. Kui me räägime just NPC, FP Pro, selles teises, ma ei tea, mis see kõige suurem on. Kuhu sa nüüd saab? Ma arvan, et seal ei olegi. Ma arvan, maailmameistriks, kui tuled, siis oled juba nagu saavutanud ära ja rohkem polegi midagi. Et selles suhtes nii-öelda tore oleks vähemalt korra nagu seal laval ära istuda. Istuda. Poseerida. Jah, just. Et selles suhtes, aga jällegi, millal see on, kas see on lähiaastatel, kas see on võib-olla 10 aasta pärast, äkki ma tahan mingisuguse pikema pausi võtta, see, ma ei tea. Mu vanus on täpselt siuke, kus ma veel ei tea nagu... Mis täpselt? Jah, just. Aga see on okei. Ma arvan, et see figure out, kui sa nagu tee peal lähed, see on ka ju jumal fine, on ju.
et sa oled juba tegelikult ju väga palju suutnud ära teha ja avatud meelega edasi ja vaatad, mis tulevik toob, on ju, et äkki, ma ei tea, mis iganes elul on, sulle mingid uued kaardid visata, et sa võid alati ju meelt muuta. Käid otsutad korra, käid laval korra, miks mitte. Väänad hobuseid jalga vahel. Aga kui suure nagu, sa oled mingi öelda profivõistleja, kas see võtab nagu sult nagu, kui suure osa ta sult elus nagu ära võtab? Saad sa nagu, kui sa ikkagi valmistud, siis sa ju teed tööd ka ikkagi samal ajal klientidega. Ja lihtsalt ma mõtlengi, et võib-olla inimesed mõtlevad, et profivõistleja siis ainult seda peabki tegema hommikul üles, söök, trenn ja kõik see, aga tegelikult saab ju elada ka. Ei no selles suhtes sa pead seda kõike ka tegema, et sa pead hommikul üles ärkama, kardio tegema, sööma, trenni ära tegema, aga kui sa selle mahutad ilusti enda nagu tavaellu, siis tegelikult see on tavaline elu. Sest ma olen hästi palju mõelnud sellele, et okei, kui ma ei võistleks, millal mu elu välja näeks, täpselt samasugune. Ma sööks ikka samamoodi, ma teeks trenni ikka samamoodi, suure tõenäosusega ma isegi teeks kardiot samamoodi. Et lihtsalt võib-olla oleks see, et paar reedet on rohkem, ma ei tea, võib-olla väljas olemist või kuskil restoranis istumist, on ju. Et see elustiil on juba ammu ära valitud ja see sulle istub, see sulle meeldib, et mis siis vahet sellel võistlemas käia ka nagu see niikuinii teen neid asju. Ja eriti on nüüd ka see, et meil praegu selle aasta eesmärgiga ongi see, et maksimaalselt säilitada vorm. Et mitte nii-öelda, võib-olla siuke 5-6 kilo lavakaalust, et nii-öelda natuke lihast juurde saada ja normaalne rasvaprotsent on ju, mitte midagi hullu. Ja siis sul on see prep palju kergem. Palju lühikesem, palju kergem ja sa saad ka nagu elu kuidagi võib-olla ka siis kergemalt võtta, sest sul ei ole seal -15 kilo, mida maha võtta, on ju. Saadki elada, nagu normaalselt. Tahakski, kui mingid võistlejad kuulavad meid praegu, siis tahaks siinkohal panna teile südamele, et kui te off-seasonile või improvement seasonile lähete, siis sul on palju lihtsam uuesti dieeti teha, kui sul on alla võtta 5-6 kilo, sul säilib lihas, kui võrreldes, et 15 kilo, kus sa pead võtma rämedalt kaalust alla, kaotades ära selle lihase, mis võib-olla lootsid, et sa kasvatasid, sa kõik kaotad koos selle dieediga ära ja sa oled täpselt samas kohas. Et sul on lihtsam ja ütleme, parem oma kehas ka olla, lihtsam dieeti teha, kui sa võtad vähe juurde. Et ma olen ka nagu üritanud nüüd oma klientidele ikkagi seda süvendada, et teeme mingi 5-6, maks 7 kilo. Ja see 7 on, kõik, order, sealt edasi ei lähe. Kui sealt juba hakkab kuskile minema, kalorid alla, dieedile. Et või siuke veits nagu kattida. No ma võin enda kogemusest öelda, mul nüüd oli 15 kilo maha vaja võtta. Mul oli vaata, detsembris oli operatsioon, siis ma mingisugune 2 ei teinud trenni, siis ma hakkasin sööma. Ja siis ma enam ei lõpetanud, on ju. Ja nii see ka tuli. See leiga nagu see söömine. Ja siis, ma hakkasin juba peale, millal see oli, kas see oli oktoober-november oli võistlus ja siis oligi, hakkasin sööma, suht kiirelt tuli tegelikult mingi 5 kilo juurde kindlalt ja siis oli operatsioon. Ja siis juba nagu ei saanud pidama enam vaata. Mis see suva vaata. No ongi aktiivsus oli maas. Aga sööd ikka sama palju või rohkem. Ehk siis see ei toimi. Taastada oli ka vaja. Ja oli nii, et raske, kui oli 15 kilo vaja alla võtta, on ju? Isegi mitte see, et raske, aga lihtsalt ta oli pikem, aga samas ongi see, et selle asemel, et näiteks kui sul on 5 kilo, sa saad süüa seal 2000, ma ei tea, 200 kalorit võib-olla isegi, siis praegu ma pidin sööma 1600, ehk siis väga suur vahe tegelikult. Ja ongi see, et sa põhimõtteliselt, ma läksin lavale sama vormiga, mis eelmine aasta. Ehk siis see, mis me isegi üritasime seal võib-olla veebruar, märts kasvatada 0. Aga sul hoopist ilmselt taastumine ka ikkagi võitis natukene ampsu sealt lihasest ära. Aga mul oligi nüüd peale võistluseid treener otsis mingisuguse vana pildi üles, vaata, kus ma olingi 15 kilo rohkem. Siis zoomis näo sisse, tegi screeni mulle ja siis kirjutab mulle, et aga luba mulle, et sellist asja enam ei juhtu. Siis ma ütlesin talle, et tead, ma luban ise endale seda, et esiteks on see, et sul on tegelikult su keha on siukse stressi all selle pärast.
milleks on vaja seda nagu +15, -15, pluss. Ma tean, et isegi kui ma need 15 kilo juurde võtan, ma võtan need alla, aga milleks? Miks ma ei võiks nii-öelda lihtsalt säilitada aastaringselt nii-öelda adekvaatset ilusat vormi, näha sportlik välja kogu aeg ja nii-öelda, kui ongi näiteks leiad, et nii, näiteks 2 kuu pärast on mingi võistlus, et võiks nagu teha, siis lähedki dieedile. Et milleks nii-öelda enda kehale neid eksperimente teha, et ma saan aru selles, eriti kui on alles algajad võistlejad, suure tõenäosusega enamus käivad selle augu läbi ja mitte midagi ei saa öelda, et sa oled mingi mõttetu või jobu selle pärast, et inimesed käivad neid auke läbi ja sa õpidki enda vigadest, aga lihtsalt õpi, et mitte ära korda neid kogu aeg. Et selles suhtes jah, kindlasti võistlejate puhul mentaalselt peab väga palju tööd tegema. Ja kui võetaksegi seal ütleme mingi siuke 15 isegi pluss kilo juurde on ja mis sa siis soovitaksid, et kas ongi, et iseendaga tegelema, otsima abi kuskilt või mis on nagu tegema peaks? No mina olen väga iseseisev selles plaanis, et ma istungi maha ja ma suhtlen iseendaga põhimõtteliselt. Panedki kirja endale mingi, ma olen käinud psühholoogi juures ja ma ei ütle, et psühholoogid on halvad, kindlasti on asjad, mida peabki käima ja psühholoogiga arutama ja läbi tegema ja ongi nii-öelda, kui sina ei oska iseseisvalt seda lahendada, siis otsi abi. Aga kui sa tead, et sa suudad iseenda peast nii-öelda leida selle põhjuse, et miks sa sööd nii palju või leida mingisugused teised viisid, kuidas enda mingisugused need magusaisud näiteks ära rahuldada, ma ei tea, mine jaluta, on ju, siis see on teoorias on kerge. Lihtsalt peab kogu aeg nagu praktikas seda sellega ongi see asi, et vaata, sa ütlesid, et sa istud maha, arutad iseendaga, aga vaata need terapeudid ja psühhiaatrid peavad ka õpetama inimesed seda tegema, mida sina juba oskad teha. Sellepärast sul ei olegi vaja. Minul oli ka vaja leida see tee, et kus ma suudan leida, et ma saan istuda maha ja endaga asjad läbi arutada. Või kui mul midagi elus juhtub, siis ennast vaadata kõrvalt ja siis teha nagu otsuseid. Aga paljud ei suuda seda teha. Ja ongi see, et sul on lapsepõlve trauma ja sa söödki selle pärast, et sa tunned seda mingisugust, ma ei tea, heaolu tunnet, mis sul jäi nagu olemata. Noh, ma just ka tuletasin meelde, ütlesin, et ongi, et ma kukkusin lapsena jõkke ja hästi suur jõgi oli voolas ja läksin seal vooluga kaasa, saksa keeles karjusin, hilfe, et ma lapsena oskasin saksa keelt ülipuhtalt. Ja sellest traumast oli mul suhetest kontrollivajadus. See tuli aastatega välja, mingisugused sellised sessioonid, mis ma tegin ja päris huvitav nagu siuke asi. Linkisime kokku ja peale seda mul oli nagu okei, savi, mul ei ole enam nagu ja ongi läinud see siuke vajadus nagu, ma ei tea, kedagi julmalt nagu kinni hoida ja et tuleb leida need asjad ära, kui on need siuksed söömishäired on ja kuskilt see saab alguse. Ja kui ikka korra oled jämedaks söönud, siis ilmselgelt peaks, kui sa isegi võtad alla, pead ikkagi tegelema sellega, sest see ei ole lõpp. Et kui sa uuesti sööd, mina näiteks, noorena jah, selle keedukanaga sõid nagu kergelt alla, aga nüüd, kui ma olen siin seda Winter-Arki teinud, et ma 78 pealt tahaks nagu tulla nagu siuke 73, et nagu kunagi ma Ironmanist tundsin ennast joostes nagu paremini, sest mu jalad on nii katki. Siis mul on nagu parem joosta. Ja sa ei tee seda ju keedukana pealt. Ei tee keedukana pealt ja ta tuleb nagu vaikselt, palju vaiksemalt liiguvad asjad. Aga sul nagu on okei olla? Ei, mul on väga okei. Trenni teha, sul on nagu, ei ole mingi nälg on ja... Ei jookse Pirita teel see prügikott dresside alla. Ma olen seda kõike teinud, sellel ei ole mõtet, ma pigem ka võtan praegu rahulikult ja 2 nädala pärast teen siukse väikse maratoni. Just for fun. Ehk lumi maha ei tule. Ei tule. Et ma teen kõik jooksutrennid nagu sees, oma keldris, vahimbetoon seina. Et see on mentaalselt ka veel... Aga miks sa õue ei lähe? Mul ei meeldi üldse, nii kui väljas on veits kahtlane ilm, mul ei... Aga sa just peaksid ju, kui sul tuleb võistlus õues. Ei, miks?
niisama, ma ei tea. for fun. For fun äkki. Võib-olla on fun'im, kui betoon seina vahtida. Ma üks talv jooksin igal nädalavahetus 21 kilomeetrit, -20 värgiga ja mul ei hakanud. See karastab ju. Karastab, aga see on... Sa jõuad koju, mul oli pikk habe ka, siis saad sulle see habe on jääs, sa ei saa kohe pesema minna, siis sa ei saa, kõik on nagu külm. Sa ei saa vett üldse panna, kõik on nagu uske, siis esimesed 15 minutit lihtsalt istud seal ja koer tuleb, hakkab. See on ebamugav. Ma praegu tõmban trauserid jalga, lähen keldrisse, higistan 2 tundi seal ja ma tunnen, et ma saan selle nagu trenni tehtud ja ma ise arvan, et ma lähen nagu välja, siis mul on esiteks hapnikku rohkem. Mul on jahedam, võib-olla mul on just üldse kergem. Sa jalutad õues või? Jah. Ma ei ole meelega endale ostnud linti. Sul on koerad ka? Elukaaslase emal on koerad. Ma mõtlesin, sinu koerad? Ei. Siis sa pole otseselt kohustatud, et käima ka, sa lähed ise emelega. Sest ma armastan, selles suhtes jalutamine on alati olnud mul. Siis, kui ma käisin 12 kilomeetrit jooksmas, siis ma iga päev veel läksin peale seda päeval kuskile kõndima ka. Aga kõndimine on see asi, mis ma naudin. See on minu siuke, ütle mulle, et ma pean 2 tundi kardiat tegema, ma lähen kõnnin 2 tundi uues. Et see ei ole nagu pinge mu jaoks. Aga vaata, seal sa saadki endaga arutada asju läbi. Ma tahaks intrigeeriva küsimuse küsida. Mida sa arvad Ozempiku kasutamisest? Mitte midagi head. Me ei peagi pigemalt, kui sa ei lähe rääkima. Selles suhtes minu jaoks tegeleb enda peaga. Tegele sellega, et õppida mitte üle sööma. Et jah, kui me räägime sellest, et päriselt on inimene haige, diabeet, mis iganes, siis on teine asi. Aga kui sa lähed, eriti need nagu peenikesed tüdrukud, kes kirjuta mulle välja. Aga mina arvan, et siinkohal on ka arstid natuke sellest süüdi, et nad nii kergekäeliselt seda panevad. Mul just klient rääkis, et tal on mingi ala 5 kilo üle. Ja perearst ise talle pakkus. Ebareaalne. Mu ema on diabeedik, 120 kilo ja tal on ka nagu peale surutud. Ma ütlesin, et ei, et kõigepealt hakka lihtsalt nagu iga päev jalutama. Meil on maakoht, kus ta elab, seal on mingi ala kilomeeter suke üks ots, jumal ilus kergliiklus. Ma ütlesin, kõigepealt hakka nii, et sa jõuad 6 aega iga päev see ots ära jalutada. Ja hakkame toitumist korrigeerima. Ja ma ei tea, kas ta ühe pildi on ta mulle saatnud. Käisin jalutamas. Tegin otseselt 10 pilti, vaata, siis on 10 päeva järjest. Käis vaatas riided aega kodus ära. Ma loodan, et mitte. See on tegelikult on see, kui see möll pihta hakkas paar aastat tagasi ja kui ma vaatasin, et selle tootja firma on Euroopa kõige rikkam firma, siis ma sain kohe aru, et see on puhtalt raha tegemine. Muidugi see kõik on et see on puhtalt raha tegemine, keegi ei hooli inimeste tervisest tegelikult. Ja me ei tea siiamaani, mis on tagajärjed. Kes on pimedaks jäänud? Sollad on veel opereeritud. Eestis on 2 inimest ära surnud. No võt. Maailmas on neid palju ja kui me vaatame mingid Ariana Grandesid, kes olid ilusad naised kunagi. Siis nüüd on lihtsalt... Mentaalselt on see veel hullem. Mina ütlen küll, et nagu, kui sa tõesti jootad juba mitu korda oma selle värgiga, siis mine teraapiasse, õpi see endaga see dialoog ära ja siis õpi ära, mis see toit üldse on. Miks sul seda vaja on ja mis seal sees on. Ja see on nagu palju lihtsam ja pärast ongi see, et ei olegi vaja seda mingit süüa. Ma võtan järgmise küsimuse. Võib-olla sa ei oska nagu võrdlusmomenti tuua, sa kogu aeg wellnessi teinud, aga kui mõelda, et mis on näiteks bikiini versus wellnessi treening, spetsiifika, erinevused, siis ma kohe nagu pakungi välja, et sul on lihtsalt nädalas raudselt mingi 7 jalapäeva ja that's it on ja tead, sul on päris palju jalga. 4. Ainult. Kuidas sa selle jaotad? Praegu meil on selles suhtes nii-öelda see taastumisaeg. Kiitest välja tuleku. Jah, ehk siis nii-öelda minu need 4 jalatrenni on tegelikult, minu jaoks on need kerged. Ehk siis ongi, mul on üks päev on Tuhar tagareis, Tuhar esireis,
tagareis, esireis ja mingi tuhar äkki, noh midagi siukest on ju. aga sa teed esmaspäev, kolmapäev, Esmaspäev, teisipäev, neljapäev, reede. ehk siis põhimõtteliselt 2 päeva järjest, puhkad 2 päeva järjest. aga noh, selles suhtes ma ei tee neid sedasi, et ma ei taastuks ära. Eks need ongi siuksed light trennid. Eks minu jaoks põhimõtteliselt nagu võib-olla kellegi jaoks keharaskusega trenn on ju. Et ja noh, mul ongi, ma käin selles suhtes, ma käin trennis niimoodi, et nagu mis mul kirjas on, seda ma teen on ju. Esmaspäev on tuhar, teine päev on esireis, tagareis, neljapäev tuhar, reede esireis, tagareis. Ehk siis tegelikult nii-öelda 2 korda nädalas teed nagu igale jala sellele osale, aga apperit praegu võeti täiesti. Et lihtsalt nii-öelda, kuna meil on vaja, feedbackis oligi see, et tahetakse tuharet juurde, jalga veits juurde ja kerelihas nii-öelda natukene, eks põhimõtteliselt konditsioon on vaja natuke kuivemaks minna. Et kui ma praegu olin kuskil 69 laval, siis ideaalis võiks 70-71 tulla koos nii-öelda lisamassiga. Ja kuivust juurde. Et see oleks siuke nagu naiselik, ilus, mitte liiga suur, mitte bikiini täitsa, et siuke... Ma just üks päev kuulasin see Tiffany Sam USA-s, ta on vist ka, kus ta pärit on? Ta on vist, on mingi... Ma ei tea. Ma teda tean, aga ma ei tea, kus ta on. Minust, kas ta araabia keelt räägib kodukeelena või? Ta on kuskilt, ma ei tea, pärapersest on ja elab USA-s. Põhimõtteliselt pärapersest. Ja mulle väga meeldib tema vorm, aga ta on wellnessi jaoks, ta on nagu nii suur. Ta isegi sinna Women's Physique'i, ta on üle. Kas on? No jalad kindlalt on Tyler ütles talle, et vaheta kategooriat. Aga ta ei taha. Ma sain aru, et kategooria vahetuseks tal on midagi seal valesti ikka. Jah, väga valesti. Aga ma kuulasin... Mis on väga valesti? Kuhu ma tahtsin... See Araabiast on või? Ei, kuhu ma tahtsin jõuda selle jutuga üldse praegu, et ma mõtlen seda. Sa hakkasid bikiini, wellness, mingid erinevused. Trenni erinevus. Ta sulle meeldib. Et ma üks päev vaatasin seda, ma kuulasin, tal oli mingi Q&A, ma tahtsin midagi selle kohta öelda. Ta on väga äge naine, mulle ta väga meeldib, aga jah, jõhker vorm on. Lihtsalt ma ei tea. No ta oli lennanud peale olümpiale niimoodi, et ta võidab ära selle ja ta ei viimaseks vist. Et see on ka üks põhjustest, miks ma ei lenda mitte kunagi kuskil Instagrami peale. Ma lähen võitma nüüd, vaata. Kunagi ei tea, mis saab, on ju. See on ju sellel alal, sa ei tea mitte kunagi. Mitte kunagi. Mis ma tahtsin öelda? Ta ei treeni ka üldse apperit. Ta ütleb, et talle piisab ülakeha trenniks selleks, et ta tõstab kettaid. Ja juba see on nagu piisab, et õlale ja seljale. Jah, tegelikult toimib. Selles suhtes nii-öelda, kui sa kogu aeg neid kettaid edasi-tagasi. Või siis hoiad kangi või hoiad antlit. Raske, ma arvan, et teil on need päris rasked ka. Aga ülakeha trenn on mul tegelikult nagu, mul on suht nõrk ülakeha. On. Et selles suhtes nii-öelda, jah, ta on mul olemas nii-öelda lihasmassi poolest, aga ta on nõrk mul ikkagi. Et see, kuna ma teda ei treeni nii pidevalt, siis näiteks seal mingi 15 kordust teha, ma ei tea, mingit 5, 6, 7 kiloste hantlitega tegelikult raske. Et vahest vaatan, nagu mul kliendid teevad rohkem. Toi. Jah. Siis võtad välja kohe seda sina ei tee. Ja mina ütlen küll kohe kliente, kui keegi teeb midagi, siis ma ütlen, et kuule, mina ei jõua. Ja, ma ütlen ka. See on ulme. Mida sa ajad? Raudselt teed. Kui teed. Jah. Mis ma nii järgmisel tahtsin küsida, on see, et sa treenid ka ju gym'is. Ja teil on seal väga palju noori inimesi. Mida sa näed siis, et need noored näiteks teevad valesti, millele nad peaks rohkem keskenduma, rõhku panema, mitte, et me siin mingi hakkame täiega maha tõmbama. Jutustamisele vähem ja treenidega. Vähem seda näpulihast on ja rohkem, sellega ma olen nõus. Mina kutsun seda klassiõhtuks, mis need noored seal tegemas käivad. Kambakesti istutakse ühe masina peal 45 minutit, tehakse 10 minuti tagant ühe selle seeria ja lihtsalt hoiavad masinaid kinni. Selles plaanis tublid, et käivad. Aga tehke nagu päriselt trenni või näiteks mul on olnud, kas mul on äkki 3 või 4 siukest
14–16 aasta vanust tüdrukut käinud, kelle vanemad on mulle kirjutanud, et kuule, minu laps tahab minna trenni, et anna talle mingisugused nagu näpunäited. Ja see on minu arust nagu respekt vanematele, et sa paned tähele, et su laps tahab minna jõusaali ja sa nii-öelda kas või ennetavalt, kas või paar trenni annad talle, on ju. Aga enamus noortel ei ole seda finantsi, et seda võtta. Jah, või seda tähelepanelikku vanemad, kes tahavad, et nad ei teeks valesti ja viga endale, vaid parem otsivad treeneri, on ju. Täpselt. Et sellepärast ma arvan ka on ka palju seda sükest tilulilutamist seal, et nad ei tea, mida teha. Nad käivad nagu puntidena, minul on ka, mul on ju 4, nüüd isegi 5 on järgmine nädal alustanud veel ühega, ka süke 14 ja niimoodi ja minu arust on just jumala äge ja ongi ka kõigil on nagu vanemad kirjutanud ja tuus, et üritabki sealt nagu õigesti selle asja nagu veerema panna. Ja tihti tuleb küsimus, et mul mingi sõber tegi nii ja või see. Ma nägin seal YouTube'is nii, TikTokis. Et siis tulebki öelda, et ei, meie jaoks me teeme nii ja ega see, mis ta teeb, võib-olla ei ole vale, aga meil on see teekond praegu, et me õpime seda tegema ja liikuma selle jaoks ja bla bla bla, on ju. Et mulle just meeldib nendega tegeleda ja see on nagu äge. Aga jah, kui ma lähengi näiteks õhtul gymmi mingit trendi andma, siis seal on nagu, seal on suht ulme ja siis nagu esiteks ongi vaatad ja siis kohati on nagu valus. Minul on nagu niimoodi, et mul on siit maalt allapoole 24/7 valus midagi. Ja siis, kui ma näen mingeid asju, siis mul on nagu niimoodi, mul hakkab endal veel rohkem valus. Kui seal poisid mingi veits kuradi nagu mingid imeraskuseid üritavad liigutada, et mina teen ju eriti kerge raskusega. Ma olen käin ammooniaga jalapäeva tegemas, ma võtan tema raskuseid ka vähemaks. Et see on nagu, pole vaja teha mul nii suure raskusega. Ma saan selle koormuse kätte. Et inimestel võib-olla nendel noortele tulekski nagu öelda, et nagu sul ei ole vaja seda raskust. See ongi see ego-lifting, mis ongi nii-öelda sa vaatad, inimene jääb kangi alla juba, ei, mul on vaja veel juurde panna. Mul oli, käisime 24/7, see oli äkki mingi 2 või 3 aastat tagasi. Läksime elukaaslasega koos. Siis ma tegin ühe jalaga neid leg extensione. Ja siis me paneme tähele, et seal mingisugune, ma pakun äkki 14-15 aastane poiss pani endale seal mingi, ma ei tea, soti peale, hakkab rinnalt suruma ja siis mul elukaaslane nägi, et tal nagu kang ei liigu, vaata, siis jooksis ta juurde. Siis ta ütles talle, et võta nagu natuke vähemaks ja ma aitan sind. Siis ta tegi seal ühe seeria ära. Ta ei vaadanud enam rohkem kordagi otsa. Ja siis järsku tuleb nii-öelda, ma teen enda seda harjutust, mul oli mingi 2 pliidikest peale, on ju. Ja siis ta ei vaata otsa, ta tuleb lihtsalt niimoodi, seisab kõrvale ja siis ütleb, aga miks te nii väikest raskuskasutada läks minema? Tal oli ju. Okay. Et see, et kus mõtled, et ma oleks võinud selle sinna kangi alla jätta. Mis siis läks hinga, see ongi minu arust on ütle sa sellele noorele või ära ütle, ta ei kuula. Kui ta ei ole nii-öelda, kui ta ei tule sulle trenni ja sa lähed näiteks parandama, siis ta saadab su lihtsalt pikalt. Ja ei, mind on täiskasvanud härrad ka pikalt saatnud. Ja siis mul olengi öelnud, et ta oled homo või midagi sihukest. Nagu kui ma rattaga sõidan ja inimene tuleb vastu ja ei lehvita, siis kui ta kõrval jõuab, siis ma alati karjun, homo! See on jumala nõme nagu lehvita, mis see on siis? Mul on lihtsalt see, et thanks, et välja tulid, vaata, mind motiveerib, kui inimesed vastu tulevad. Aga Eestis on meil eriti see, et nagu mul on nagu, praegu ei ole ühtegi, aga muidu on niimoodi, et on ülikallis ratas ja odav ratas. Odava rattaga ei lehvita. Kalli rattaga lähen sõitma ja siis inimesed tulevad nagu kaugelt tulevad vastu vaatavad. See on, Eesti inimene on niisugune natukene ongi ja kui sa ütled talle veel midagi, siis ta nagu ongi solvub, nagu see kutki seal solvus selle peale ja siis tal oli vaja veel kohe vastu nagu öelda. Nii aukuda vaata. Et sa solvasid mind, ma solvan vastu vaata. Kuigi keegi ei solvanud, vaid tahtis just head. Ja äkki jõusaali kultuuris on ka see, et kui sul ikka mingi, ma ei tea, Nike Metconi jalas pole, siis sulle nagu niisemalt ära ei öelda. Jah, ma olin vist palju älu tol päeval. Maksima tennisega või sokkis, võtta. No neid sokivendasid on väga palju. Aga tegelikult sokis treenida osad harjutustega on kõige parem. Ma saan sellest aru,
sa tuled, võtad jalast ära, Jaa. teed Jaa, harjutust, jaa. aga mitte see, et sa tuled juba saali, sul on Crocs või mingi siuke asi. Sussid. Ja sussid . tegelikult on sisekorra eeskirjad, sa ei taha hakata Oh ka my seal God. endale nagu neid vihavaenlaseid Jah. koguma ja pärast on autorehvid tühjaks lastud enne, sest ongi solvuvad selle peale. aga seda on nagu päris palju nagu suss on küll keelatud ju . suss, pläta, sokk, kõik on nagu tegelikult keelatud nii 24/7 Spartas kui saadetakse sind saalist välja , kui sa tuleb plätuga näiteks saali . jah . kui keegi annaks mulle džimis loa need poisid välja tõsta mul on ju see turvatöötaja tase nagu olemas, et ma võin nagu turvataktikaliselt nagu korrektselt kanda aga paku välja . no kasvõi sa lähed ütled või annad nagu suulise hoiatuse neile , et no suure tõenäosusega see tuleb vastu . päriselt arvad või ? ja siis on terve kamp neid seal ja siis ongi Siis teevad aga kambak. äkki Ei, no- Jim väljastab sulle selle korrapidaja Ja selle- nimesildi , jah, rinnasildi . selle , ma olen Jimmy turvaülemaks . jah , jah , siis ei , mis nad ütlevad sulle , kui näitavad keskmist , siis ütled selge , vaata naerata kaamerasse , nägemist. screenshot ja nägemist . ja siis saadki juba mingi hoiatuse kirja ja 3 hoiatusega . ma tean , et HCS ka Sergei on niimoodi inimeste blokke peale pannud . kui sa näiteks paned mingi , jätad raskuse peale , vaatad kaamerast , kes see oli ja plokk peale nägemist . jah , kusjuures see on võib-olla , see on nagu õige , ma arvan , aga et siuksed 3 hoiatust on Jah. okei ja sulle öeldakse ka , et kuule , viga , hoiatus , sul on 2 võimalust veel ja kui sa nagu suudadki 3 korda pange panna , siis no mida me hoiame sind . kui mina sa oled ikka sitapea , siis . mina sain hoiatuse ka , minu peale tehti kaebus ja mina sain sellepärast , ma olin Jimmy pusaga 24/7 . ohoh . ja see on veits alatu isegi minu arust . järgmine päev tellisin endale spetsiaalselt pusa , millega ma käin 24/7 ja kui ma vahepeal pean päeval vahetama , siis mul on 2 pusa isegi kaasas . no see on õige tegelikult ju . ei no jaa , aga no ma isegi nagu tol hetkel nagu mul oli nagu savi , ma jooksingi tihti mõni päev on see , et sõidan ühte saali , teise saali , kolmandasse . ma tean , et see on ka tegelikult juba vale , võiks nagu ühes saalis teha , aga no sellepärast ma ju olen praegu ainult 24/7 . Gymist tulin alles , no seda on liiga palju . üks teine , üks Ripid teine , kogu aeg üks teine ringi. kogu aeg ja . tüütuks läheb . aga sul on online'i rohkem või ? kui koha peal ? 50-50 on suht praegu . et selles suhtes nii-öelda mulle meeldibki nagu , kui mul on natukene mõlemat , et ei ole nagu over ühte ega over jah teist ., vaheldus . jah . aga minu pakkumine Vahurile on see , et jaga endale päevad ära . see päev ma olen siin , jah , teine päev seal ja siis sul on palju parem ju manageerida , mitte et sa raiskad oma aega , kütust , kõike nagu . sest noh , ma tegin varem seda , et mul oli 2 trenni on , ma ei tea , esmaspäeval , 2 trenni on teisipäeval , 2 trenni kolmas , siis ma panin need lihtsalt nagu need 2 tükki panin ühele päevale , ehk siis mul on nii-öelda üks täispäev , siis on näiteks vaba üks täispäev , kuidagi parem nagu ja mõnus . ja ajasäästlikum ja kütusesäästlikum ja no kõik . jah , miks ma pean kuulama teid ? see on ju ainult ju sinu kasuks nagu Jah, see soovitus , et . lihtsalt jällegi siin on see , et sa tahad ju kliendile nagu vastu tulla , vaata . nojah , aga tulegi nii , et sa ütled , et ma see päev , kus siin saalis sina tahad käia , ma olen ainult see päev siin . paneme siis sinna päevale . aga teised ? no teised saavad siis teise päeva . ja siis lõpuks Kes ongi kus käib, iga aga- päev oled iga ei pool . no ma ikkagi praegu kontrollin praegu nii , et mul on ju teine töö ka onju , kus ma olen päris palju ja ma ikkagi üritan praegu saada siukest head rütmi kätte . ma ei taha üldse nagu palju trenne , sest et minu jaoks üle 3 ma ei tee kindlasti päevas personaale . siis kui ma olen neid 5-seid teinud , siis see on nagu crazy . tegelikult on raske , ma tegelikult tahan ise ka trenni teha . ma tean . kui ma et ja nädalavahetusel ma ei tee ka , sest ma vahest olen nädalavahetusel teise töö peal , siis aga nädalavahetuseks personaaliga eriti ei topi . äärmisel juhul tuleb nagu hoida , sest et see kvaliteet ka langeb ju . see ju ise ka , kui sa teed seal oma 7 trenni päevas . mis see viimane trenn on Seitsme- juba eriti dieedi ajal . tee midagi . tõstad , paned valesti , paned rohelise või halli ketta valele poole näiteks sportas . nojah , kui ma olen neid 7 trenni päevi teinud , siis ma arvan , pärast 5. tunnen , et 2 viimast on full , ma ei tea , mille arvelt see enam tuleb . aga kas sa teed pausid ka vahele või ?
ma söön ikka iga mingi 3 või 4 kliendi tagant. 4 maks ma suudan nagu järjest teha. Ja siis sa teed mingi pausi, on ju? Ma pean sööma ikka vahepeal. Ma olen näiteks näinud ka treenereid, kes söövad samal ajal, kui annavad trenni minu. Seda ma ei teeks. Ma lähen ikka pigem sebin selle mingi 10-15 minti endale ja ma hingan selle toidu mingi riietusruumis. Aga ma olen ka näinud Spartas, et vahepeal keset trenni treener on karbiga. Ma ei teeks seda. Et kas või mingi õuna närida on mul juba ebamugav. Klient teeb trenni, ma mingi söön seal midagi. Ma enne ütleks, et ole hea, mine tee 5 mintsa mingi linki vaata, ma söön kähku ja siis hakkame pihta on ja. Et siis ma lihtsalt varastan selle 5 minti kuskilt mujalt ja. Nokot võib juua. Jaa. Seda mul on Monster ja juua võib ikka, aga süüa ma just mõtlen. Ei söö seal keset trenni. Võib-olla ühe korra banaani olen söönud. Jällegi vaata, kui see on su mingi sõbranna või sõber, kellele sa trenni annad, see on teine asi, aga ikkagi minu arust see on... Rather not. Täpselt. Me õpetame sellest etiketti praegu, sa ei lähe teise džimmi nagu pusaga saali, sa ei söö trenni ajal, mida veel teha ei tohi? Mida veel teha ei tohi, jah. Mida personaaltreener veel teha? Peeratada poleks tegelikult ilus, kui sa trenni annad. Täpselt. No, parem silmis häbi kui kõhus valu. Spioonikat ka veel, vaata. Süüdistad kõrval seal mingi kurdi punt 14-aastased, vaata, on ikka kabakad, vaata. Koolitoit ka niimoodi, kui paneb seest plaksu peale. Hilineda ei tasu. Hilineda ei tasu, sedaga ma olen väga nõus, mina hiline. Kunagi kliendid vahest hilinevad ja nad teavad, et ma vihkan seda. Ja või nad on väga häbi silmi täis, on ja. No mina olen jäänud hiljaks. Väga halb. Ja ma olen ühe korra isegi täitsa sisse maganud. Issand. Jah. See on piinlik. See on tõesti piinlik, jah. Ma tean. Ma magasin ka ükskord niimoodi sisse, et mul klient magas ka sisse. Siis ma kirjutan talle nagu, et kuule, WhatsApp, vaata, ta ka ei vasta mulle. Mis ma nüüd teen, kas ma jään magama edasi või jooksen või... Mul juhtus hiljuti näiteks esimest korda treeneri aja jooksul see, et ma puukisin ühel ajale 2 klienti. See lõppes niimoodi, et ma tegin nendega koos, nad tegid koos trenni ja nad pärast ütlesid, et mine perse, mis trenn see oli. Et põhimõtteliselt, kui üks tegi, teine puhkas, aga tegelikult see oli liiga vähe puhkust mõlemale. Et mingi saadki maks, ütleme, siuke minut on ja, aga ma olin ise hullult nagu ärevusest ka, et kas me jõuame on ja nad olid mõlemad täiesti surnud. Tegelikult on küll niimoodi. Väga õnnelikud ja kuidagi see motiveeriv faktor oli ka juures, et nad tahtsid raskuseid ka ju samu teha, et kindlasti üks on tugevam kui teine, aga mõlemad pingutasid ikka niimoodi, et no vaesekesed, mul kahju nendest isegi. Et see läks hästi, jah. Mõtleks, jah, nii. Kui mul käivad kahekesi, siis ongi see, et tegelikult see puhkeaeg läheb niivõrd palju lühemaks ja trenn ongi tegelikult raskem. Ja kui sa võtad need puhkeajad ikkagi pikemaks, siis sul trenn venib kohe pikemaks. Jah, aga mõni kohe tahab vaata rohkem puhata ja mõni on siuke rohkem lobise ka võib-olla, et ta jääbki mingit asja rääkima ja siis järsku vaatad, et ta on 5 minutit juba sellest asjast rääkima. Mul üks klient tuli trenni, hilines mingi 20 minutit äkki. Ja siis ma ütlesin, hakkame tegema, on ju. Ma panin talle selle mitte ketta, vaid selle kettlebell ette, sangpomi. Ja siis ütlen, teeme kükke, on ju. Ja siis ta hakkab rääkima mulle midagi. Ja siis seisab ja jutustab, vaata, ma mingi... See on niigi hiline juba. Nagu teeme. Meil ei ole siin aega jutustada, vaata. Mõni käib lihtsalt jutustamas. Seda tuleb ette. See on okei, ma arvan. Vähemalt liigutab, on ju. Sellisel juhul ma ütleks, et ta ei ole sportlane, aga sa vähemalt liigutad ennast. Vähemalt midagi. Nii, aga me tuleviku plaanidega äkki tõmbame selle lõpu kokku. Tegelikult, nagu me kuulsime, siis sul olümpia, see ongi tuleviku plaan, on ju. Aga millal sa näiteks plaanid järgmist hooaega või järgmist võistlust? 2026. Nüüd ideaalis oleks niimoodi, et kuni jaanuarini me taastume. Eks nii-öelda siuke, et kõik hormonaaltasakaal, kõik oleks paigas. Siis ilmselt veebruar, märts, aprill, mai on see nii-öelda kasvufaas, kus me nii-öelda võib-olla juuniga
ja siis noh, kui me säilitame nii-öelda rasvaprotsendi, et me seda üle ei söö või mina siis suure tõenäosusega oktoober-november on uuesti laval. Ehk siis põhimõtteliselt siuke... See on nagu see plaan, et nagu kõik läheb by the book. Siis on nagu niimoodi. Alati võib juhtuda asju, aga ideaalis siis nii. Aga lapsi sul ei ole. Mis sa arvad, kui kaua sa üldse plaanid tegeleda fitnessiga ja millal näiteks tuleb see aeg, kus sa mõtled neid pereplaane või kas sa üldse oled see, kes planeerib sellist, et noh, nii kaua ma teen umbes fitnessi ja siis tuleb mingi family, lapsed, asjad. Jällegi ma ei taha midagi ära sõnuda, et noh, lapsi ma tahan kindlasti ja suure tõenäosusega enne 30. Et noh, siuke 6 aastat on aega, on ju. Et vaatame, kuidas läheb, vaatame, kuidas nüüd see season läheb, võib-olla jääb viimaseks, võib-olla ei jää viimaseks. Selles suhtes, ma arvan, et isegi kui mul näiteks tuleb mingisugune paus lapsega, siis suure tõenäosusega ma olen pärast tagasi. Et selles suhtes... See ei ole mingi maailma lõpp, on, et need on lapsed ja kõik karjäär läbi. Et pigem ma arvan, et see on just nagu motivatsioon, et okei, tagasi vormi ennast ja noh, kõik see pool. Et selles suhtes jah, noh, kuna ma räägin, meil on peres, lapsi on meil palju ja nii-öelda vendadel õel on ka lapsi endal väga palju, siis tahaks nagu ise ka ikkagi. Väga nunnu. Mis siin ikka? Ma arvan, et tegelikult oli väga mõnus siuke loba. Loba oli ka, tarka juttu ka. Kõik natukene. Võib-olla, jah. On sul midagi küsida? Ma võib-olla tahakski siukest lõpubossi nagu, sest et vaata just me rääkisime veid sellest nendest saatana ravimitest natukene ja värkidest ja nagu sellest mentaalsest poolest endaga rääkimisest ja lihtsalt võib-olla kokku võtta nagu, et kuidas nagu siis inimesed saaksid, ma ei tea, sinupoolne mingi lühike siuke, ma ei tea, kuidas hoida ennast siis nii-öelda distsiplineerituna ja see suhe toiduga ja suhe trenniga ja kuidas sa nagu siuke, mida sa saaksid edasi? Et kust leida motivatsiooni või? Motivatsiooni, jah, kuidas hoida ennast nagu distsiplineerituna? No, ma arvan, et selles suhtes päeva lõpuks, kui sul on mingi siht silme ees, siis sa pead lihtsalt selle sihi nimel vaeva nägema, et noh, asjad ei tule kergelt. Et selles suhtes sa pead lihtsalt, isegi kui sa kukud, siis sa alustad uuesti, et ei ole seda, et noh, ma nüüd kukkusid pulgad, siis viskan trummiga. Just, noh, ma tahtsin enne näidet tuua toitumishäire kohta. Näiteks mul ka praegu nädal aega oli siuke, kus ma nii-öelda sõin põhimõtteliselt kõike, mis ma tahtsin. Intuitiivselt. Just, täpselt. Ja siis mul kohe esimese asjana peale seda nädalat hakkas peas pihta see, et okei, aga noh, ma siis nüüd äkki paar päeva näljutaks või midagi. Ja siis ma ühe päeva tegin seda. Järgmine päev mul oli see, et ma tahan kõike süüa, vaata. Siis ma sain aru, et okei, Susanna, see on vale koht. Ja siis sa hakkadki lihtsalt samamoodi, alustad uuesti, nagu sa enne tegid. Ja sa alustad ja ma tundsin ennast päeva lõpuks väga hästi. Mul ei tekkinud mingisugust seda, et nii, ma nüüd tahan näksida, ma tahan nüüd seda süüa ja teist ja kolmandat. Et ma arvan just see, et nii-öelda, kui sa kukud, siis sa lihtsalt tõused püsti ja teed edasi. Et ei ole seda, et oi, nüüd lohutage mind ja muidu, kui noh, me oleme päeva lõpuks üksi kõik. Ja sa pead ise endaga leidma kontakti, kas siis ise, kas siis läbi kellegi abi, lähedase abi, psühholoogi abi, arsti abi, kelle iganes. Aga nii-öelda see kontakt ise endaga on see kõige tähtsam. Sest kui seda ei ole, siis ei ole mitte midagi. Siis on perse. Just. See oligi väga hea. See oligi väga hea, nii et inimesed. Ja ma lisaks ja veel ühe mõtte, mis ma just eile tegelikult mõtlesin, et kui sa mõtled, et sa lähed mingi eesmärgi suunas, aga sa pidevalt kukud sealt rajalt nagu maha, ju siis rada ei ole sul piisavalt selge, et seal on mingi hägu ja sa pead selle hägu ise nagu selgeks saama. Ja ära lahendama enda selle tee pealt eest ära. Ja tead, mis asi see hägu on või? No. Küsi see küsimus, kas see eesmärk on sinu jaoks või teiste jaoks.
jah, Just. et miks sa seda tahad? Miks sa seda teed? jah, tihtipeale on see, et mõeldakse, tehakse seda kellegi teise jaoks või selle tähelepanu saamiseks on ju, nagu näedki siin sotsiaalmeedias postitatakse kogu aeg, kes kui palju nagu just võtame selle kaalu langetamise, et nii palju alla võtnud. Ma vaikselt hakkan vaatama, mõtlen, et see on siuke veits siuke nartsissistlik, et kogu aeg, miks sul on vaja seda nii palju, et kas sa ikkagi tegelikult päriselt teed seda enda jaoks või sa teed seda selle grammi jaoks on ju. Siis mul tundubki, et kui piisavalt laike ei saa, siis sööd tagasi vaata. Et kui üks hetk ongi kuskilt tuleb mingisugune, ongi see esimene mingisugune tagasilöök, siis sinna tee peale, kui see tee on nagu nii hägune, siis on väga raske saada nagu. Mina tegin kõike nagu enda jaoks, eraldasin ennast maailmast ja tegid raja nii puhtaks. Praegu samamoodi, ma ei tea, ma nagu teen kõike ainult enda jaoks, mind ei huvita nagu mingi konkurents. background noise on ju. Noh, Timmo läks profiks triatlonis, mul ei ole konkurente enam. Ma teen enda jaoks. Et seal on mis tulemus tuleb, on ju. Ja mulle meeldib lihtsalt seda kõike, mis ma teinud olen, teistele edasi anda trenni koha pealt. No just see on ka minul on ka see point, et miks ma olen nagu treeneri töö valinud ja siia jäänud. Sa saad nagu, sul on neid teadmisi nii palju ja sa tahaks nagu jagada, vaata. Sa tahad, mõnel inimesel ei ole neid teadmisi ja need asjad, mis meie jaoks on, mingi sa ei teadnud või. Et nende jaoks on nagu, vau, nii on. Tegelikult. No siiamaani, tänase päevani ei tea mõned inimesed, mis asi on süsivesik, mis asi on valk, mis asi on rasv. No, eks ikka jah. Et noh, nii-öelda anda edasi teadmisi, mis päriselt inimesi kuskile viivad. Et ei ole see, et sa pead nüüd näljatama iga päev kella 5 kella 7 sa ei tohi süüa ja siis sa võtad alla, on ju. Et seda infot on niivõrd palju, et tahaks nagu päris teadmisi inimestele anda. Praktilisi. Miks on vaja jõusaalist ja erinevaid harjutusi ja raskust tõsta natukene aega-ajalt ja siis jälle natuke puhata ja siis jälle uuesti seda harjutust teha. Või näiteks, kui ütled kellelegi, et sa pead puhkama ka, tegelikult. Päriselt. Et jah, noh, sihukest asja on nagu vaja teha. Kuna ühiskond on ainult nagu nõrgenev ja paksenev, on ju. Nagu siin just mingid, see tegelikult vist oli juba päris ammu tagasi, kui noh, Chris Williks, kes on minu lemmik, üks podcaster, kes siis Joe Rogani juures, siis ta ütleski, et keskmine ameeriklane on paksem kui keskmine Ameerika siga. Ja ma nägin ka mingid, et sead on liinivad tänapäeval kui keskmised inimesed, et Gross. Ja näiteks Eestis vist nii hull nagu ei ole. Euroopas üldse on see asi tegelikult nagu parem kui Ameerikas, jah. Noh, meil on siin ka omad nagu asjad. Meil on jällegi alkohol. Jah. Tulgem, tegelikult on, see on nagu väga tõsine probleem. Isegi kui see mees ei ole sul nagu paks, siis ta peab tina. Ta on lihtsalt nagu skinny fat, ta on lihtsalt ikkagi nagu nõrk. Kõik on kolesteroolid, asjad on seal juba nagu ka lappes. Tervis sees, võib-olla visuaalselt ei ütlegi, aga tegelikult sees on nagu error. Ja siis kui seal lõpuks tulebki mingisugune, ma ei tea, õnnetus, mingi vigastus, siis sellest taastumine on meeletult raske. Ja mentaal- ja vaimne tervis on meil kindlasti ka hullem. Sest et noh, mehed ju ei viitsi ju tegeleda sellega. Kergem on väike see. Võib-olla sõbraga natuke paar juttu teha. No jaa, aga see ka siuke pinnapealne sõber jälle ütleb, ära möri nagu savi ja ära vingu, siis elab tegelikult koju, siis endal on mingi. Et mina olen ikkagi see, et mehed nagu tõmbake kardi teraapiasse ja natukene leidke see kontakt endaga ja siis te saate olla igatepidi kõvemad vennad. Nii trennis, nii magamistoas, igal pool. Päris mõnus lõpsi, jah. Aga ma arvan, et jah. Aitäh, et kutsusite. Aitäh, et tulid ja aitäh, et kuulad meid ka. Ma usun, et sa kuulad meid. Kuulan. Algusest peale. Mina annan ühe lubaduse siin. No. Et kui olümpiapilet tuleb, siis ma tulen Las Vegasesse vaatama. Jah, kindlasti. Las Vegas on minu Ameerika üks lemmiklinnasid
me oleme seal korduvalt käinud meeldib jah. see oleks väga ja jah, mina tulen kindlalt vaatama, siis tuleb see olümpia vaatamise pilet oli juba ka nii vist ikka krõve jah. Ma tahaks ikka öelda, et isegi kas sina või ükskõik kes teine eestlane jõuab sinna, siis ma kindlasti, me lähme vaatama. Äkki jõuame koos. Võib-olla tõesti. Enne ma pean pronks saama ja siis vaatame edasi. No selleks ülituus. See jõuab. Bikinis läheb. Siis on Eesti lipud on väljas. Ma loodan, et need rallifännid ka, Ott lõpetas ära, et need 1000 Eesti lipud, mis seal ralliraja ääres olid, tulevad sinna fitnessi ja Ironmani sinna kõrvale. Noh, Ironmanidel on alati meeletult äge nagu kaasaleja, mis... Aur läheb täiega lappama, et juba tõmbasime otsad kokku ja siis ländime kuskile rallile ja... No me peame nagu edendama, sest väga suur osa Eesti spordist lõppes ära. Ja ma arvan, et see tuleb asendada teiste aladega. Fitnessiga, Ironmaniga. Räägime Timmost rohkem. Ja, aga tänaseks lõpetame. Teeme tänaseks cut. Cut, kõige. Aitäh sõbrad ja näeme järgmises episoodis.